tänasel päeval võib-olla ma hakkan vastama siit sellest otsast, mis juba teemaks võeti. Siin nüüd tuli teemaks, on meil avalik kord, see on üks asi, aga meil on linn saab ju luua selle keskkonna, kus need ööelu toimib ja nii edasi, mis tähendab seda, et linn peab üle vaatama kõik need bürokraatlikud reeglid, mida erinevatele ürituste korraldajatele tehakse, näiteks mis puudutab kas siin panditopsi, ma olen kuulnud korraldajate käest kriitikat selle kohta, et seda asja tuleb lihtsamaks teha. Tops on okei ja ka nii edasi. Avalik kord loomulik on see, kui inimene astub ööklubist välja, sellest vastutab juba keegi teine. Et siin on, ma arvan küll, et mingite patrullide hulka linnas võiks suurendada ja tänasel päeval tõenäoliselt on see sama Rüütli tänav üks probleemkoht, kus tõesti võiks olla väljas ja korda hoida, sest me ehmatame turistid ära. Sest on meie programmis on ka väga selgelt öeldud, et Tartu linn vajab ahaa-efekti, ehk siis nutikal lahendusi, kuidas meelitada turiste Tartusse ja ööelu on kahtlemata selle osa. Kui me nüüd räägime spetsiifilisest ööelust, siis jah, meil on pop-up üritused, meil on ööklubid, teeme nendel asjadel vahet natukene ka. Iga kohvik, kes paneb Spotify mängima või paneb DJ sinna, see ei ole ööklubi. Ja kui me räägime mingisugusest regulatsioonist üleüldse, siis peakski hakkama nendel asjadel nagu vahet tegema. See, kes ikka kauem on, kus on ikka turvalisus tagatud, normaalne ventilatsioon, pilet on kah olemas, see on hoopis midagi muud, sest need samad keskkonnad on väga palju raha investeeringut sellesse. Ja siin vahepeal oli ka ju koroona elektrihinna tõus, siin õhus vahepeal ringles ka kellaaja piirang, mis ma arvan, et tänasel päeval ei ole õiglane kindlasti enda ettevõtete suhtes, selle peaks üldse ära unustama täna käesoleval ajal. Ja ma korra võib-olla hüppan teemast ühe teisele teemale ka, kui ma rääkisin siin turistide meelitamisest Tartusse, siis on üks asi, ma suhtlesin siin ka või suhtlen ka ürituste korraldajatega, kes korraldavad suuri üritusi. Ja minu arvates peaks Tartu linn juba täna eos mõtlema mõne suure ürituse korraldamise alale. Ehk siis sama Martin Garrix oli vallaalal, seal oli circa 15 000 või 20 000 inimest, et kuhu me Tartus paneme selle samuse ürituse, et me saame uuesti Metallica kutsuda, et me ei anna seda maad nagu käest ära, et ei oleks seal kinnisvara arendusi kuskil kõrval, et meil oleks asi olemas. Ja sinna ehitada teatud siuke lihtne taristu ka, ja meil oleks võimalik kutsuda siia suuri artiste.